Õhus oli tunda pinget ja kogu rahvas ootas elevusega. Kuigi tänane päev lõppeks traagiliselt hoopis teistmoodi, kui keegi oleks osanud oodata. Stardipüstol kõlas ja hobune tormas välja. Otse kui plahvatuslik toore jõu, lihaste ja kõõluste mass, mis kihutasid raevukalt esimese tünni poole. 1000 naela kaaluvad treenitud ja enesekindla hobuse seljas istus Sale, rahulik ja keskendunud ratsanik. Käed rahulikult, kuid kindlalt ohje hoides liikusid Regina Short ja tema partner hämmastavas harmoonias. Nende esitus oli tunnistus aastate pikkusest pühendumusest ja harjutamisest. Rahvas juubeldas, kui nii naine kui hobune jooksid iga tünni ümber ristiku lehekujuliselt. Iga pööre sooritati täpselt. Tema kehakeel oli täiuslikus kooskõlas hobuse võimsate sammudega. Kui teadustaja hääl kõlas valjuhäälitest, tunnustas Regina enesekindel ja keskendunud rahva ovatsioone noogutusega, tõstis rusika kõrgele ja naeratas publikule. See oli tema tõeline ala. Ta oli sündinud parrelivõistluseks. Kuid nagu saatusel oli määratud, jäädvustas see sõit tema nime spordiajalukku viisil, mida keegi poleks osanud ette näha. Parrelivõistlus nõuab erakordset kiirust, kontrolli ja täpsust. Ratsaniku oskus oma hobusega peente vihjete kaudu suhelda ning hobuse võime kiiresti ja täpselt reageerida on kiireima aja saavutamiseks üliolulised. Rodeo kogukonnas on parrelivõistlus väga hinnatud ja au sees. See on üks väheseid rodeoalasid, kus naised on keskmes ja enamik võistlejaid on naised. See üritus tõmbab ligi pühendunud fänne, kes hindavad uskumatut osavust, kiirust ning hobuse ja ratsaniku vahelist koostööd. Parrelivõistlust nähakse sageli kui lääne elustiili ning ratsutamisoskuse, sportlase vaimu ja pühendumuse sümbolit. Võistlejaid, nii inimesi kui hobuseid, austatakse nende sportlikkuse ning lugematute treening- ja harjutustundide eest, mille nad oma oskuste täiendamiseks on pühendanud. Hobuse ja ratsaniku vaheline side on barrel racingu keskne teema, sest edu saavutamiseks peavad nad töötama laitmatult koos. Barrel racingu põnevus ja draama muudavad selle rahva lemmikuks rodeodel üle kogu riigi. Ja see oli Regina Shorti valitud lahinguväli. Võistlemiseks peavad ratsanikud läbima 3 tünni ümber kulgevat ristikule hemustrit kõrgel kiirusel, kus finišijoonele jõudmisel loevad isegi mikrosekundid. Regina Short, 56-aastaselt, polnud sellele spordialale võõras. Cogenud rodeo legendina oli ta barrel racingus tippu tõusnud tänu loomulikule andele ja väsimatule tööle. Tema teekond oli täis võite, tagasilööke ja vankumatut pühendumust spordialale, mida ta armastas. Kuid saatuslikul päeval 2023 aastal juhtus sündmus, mis jäädvustas tema nime rodeo ajalukku kõige traagilisemal moel. Mis juhtus selle kogenud ja sportliku parreliratsutajaga? Liitu meiega, kui paljastame selle kogenud Alabama ratsanikuga juhtunu õõvastavad üksikasjad ja näitame, kuidas üks ainus hetk võib muuta kõike, jättes kogukonna leinasse ja spordiala igaveseks muutunuks. Hobused olid Regina suguvõsas põlvest põlve tähtsal kohal. Tema suhe barrel racinguga algas lapsepõlvest Texase avarate taevaste all, kus rodeo polnud mitte niivõrd sport, kuivõrd elustiil. Elevus ja kirg, mida noor kauboitüdruk tundis, suunasid ta teele, mis määras kogu tema elu. Need, kes tundsid Reginat, rääkisid aukartusega tema kirest ja oskustest hobuse seljas. Rajal oli ta tuntud kiire sõidu poolest ümber tünnide ning selle poolest, et oli igal võistlusel sõbralik ja tuttav nägu. Oli ta siis pealtvaataja või võistleja. Regina oli alati kohal, et aidata ja kõiki rõõmustada. Tema ratsutamine oli muljet avaldav, nagu ka viis, kuidas ta inimesi kohtles, alati naeratus näol ja abikäsi ulatades. Nagu tõeline kauboitüdruk aitas ta alati, kus sai, ilma kordagi kurtmata. Hobused olid Reginale väga kallid. Ta oli Cummingtoni hobuste ühingu liige ning osales regulaarselt ka riiklikel rodeoetendustel, kus toimusid parrelivõistlused. Just sellisel üritusel osalemine sai talle saatuslikuks ja jäi tema viimaseks rodeoks. Kuigi parrelivõidusõitu peetakse ohutuks spordialaks, eriti võrreldes teiste ratsaspordialadega, kaasneb hobusega sõitmisega alati oma riskid. Vigastuste võimalus oli väiksem, kuid adrenaliini ja enesekindluse poolest olid tasud samad. Kui ta nooruses alles otsis oma kohta professionaalses parreli võidusõidus, sai Regina omajagu valusaid haavu ja vigastusi, kuid ta keeldus laskmast neil murda oma lõputut armastust selle spordiala vastu. Kui sa ei ole parreli võidusõiduga tuttav, siis vaatame, kuidas see käib.
Võistleja alustab määratud stardipunktist ja peab hobusel galopiga läbima ristiku lehekujulise raja ümber 3 eelnevalt paika pandud tünni. Aeg hakkab jooksma kohe, kui hobune ja ratsanik ületavad stardijoone ning peatub siis, kui nad on mustri lõpetanud ja finišijoone ületanud. Ratsanik peab läbima tünnid kindlas järjekorras, tavaliselt ristiku lehekujulises mustris, ilma et ta ühtegi tünni ümber ajaks. Tünnide puudutamine on lubatud, kuid nende ümberajamine toob kaasa ajakaristuse. Tavaliselt lisatakse ratsaniku lõppajale 5 sekundit. Kvalifitseerumiseks peab ratsanik ristiku lehekujulise mustri õigesti läbima. Musteri mittejärgimine toob kaasa diskvalifitseerimise. Kui ratsanik läbib mustri ilma karistusteta, kasutatakse tema aega tulemuse määramiseks ning kiireim aeg võidab. See kiire ja täpne manööverdamine ümber tünnide on mõeldud hobuse ja ratsaniku sportlikkuse, koordinatsiooni ja kiiruse proovile panekuks. Kell peatub alles siis, kui muster on lõpetatud ja võidu võib sageli otsustada vaid 1/100 sekundit. Seetõttu loeb iga sekund sõna otseses mõttes. Kogenud parele võidusõitjana oli Regina rodeo kogukonnas lugupeetud tegelane ning oli teel selle ala legendaarseks mentoriks saamise poole, kui saatus võttis ootamatu ja traagilise pöörde. See oli 7. jaanuar 2023 Floridas Ocalosas Baker Arena kogukeskuses. Regina osales National Barrel Horse Associationi korraldatud tuurivõistlusel ja oli võidus kindel. Minutid lendasid, kui nimesid hüüti rahva rõõmuhõisete ja hobuste elevil hirnatuste saatel. Varsti oli tema kord. Teised ratsanikud soovisid Reginale edu, haarates ohjad kindlalt pihku, noogutas Regina värava operaatorile, andes märku oma valmisolekust. Signaali kõlades söössid naine ja hobune areenile. Regina istus kindlalt hobuse seljas, sõit, mida ta oli 1000 kordi varem teinud. Kogenud ja alati rahulik Regina juhatas oma hobust graatsiliselt mööda tünnisõidurada, kasutades aastatega omandatud oskusi. Koos põikusid nad täpselt ümber iga tünni. Nende liigutused olid tunnistuseks lugematutele harjutustundidele ja sügavale vastastikusele mõistmisele. Rahvas jälgis lummatult nende oskusi ja graatsiat, kui nad läbisid ristikule hemustri veatult, näidates tünnisõidu meisterlikkuse tippu. Viimase tünni ümber, viimase eduka pöördega ohkas Regina kergendatult. Võit oli silmapiiril. Kuid nad oma sõidu lõpetasid, juhtus ootamatu. Kui nad lahkusid võistlusareenilt mööda väljasõidurampi, muutus ootamatult tema hobuse samm ja see rikkus nende rütmi. Regina tabas järsk muutus ootamatud ja ta paiskus hobuse seljast, kui inerts ta õhku lennutas. Regina tundis tõenäoliselt esialgset šokki ja segadust, kui tema kehasse voolas kasvav hirm, et midagi on kohutavalt valesti. Need õhku paisatud sekundid tundusid talle tõenäoliselt igavikuna. Gravitatsioon võttis võimust, tõmmates Regina taas alla tagasi maa peale. Kogenud ratsanikuna oli Regina Short saanud omajagu kukkumisi pukitavatelt hobustelt, kuid täna ei suutnud Regina enam omal jalal lahkuda. Õhus lennates põrkas Regina keha vastu suurt puidust posti, enne kui ta taas maapinnale jõudis. See oli ilhuslik õnnetus. Pukitab hobune vales kohas valel ajal. Areen, mis veel mõni sekund tagasi oli täis rõõmuhõiskeid, jäi ootamatu õnnetuse tõttu, mis nende silme all juhtus, šokeeritult vaikseks. Rodeotöötajad ja meditsiinitöötajad tormasid sündmuskohale, kui Regina lamas liikumatult. Tema kukkumine tähistas traagilist pööret üritusel, mis pidi tähistama hobuse ja ratsaniku vahelist sidet. Aga kuidas olid lood Regina kaitsevarustusega? Barrel racingu maailmas puudub sageli varustus, mis peaks ratsanikke kaitsma. Regina, nagu paljud teisedki, lootis oma oskustele ja usaldusele oma hobuse vastu, mitte kiivritele või turvavestidele. Selles spordis, kus murdosa sekundist tehtud otsused viivad kas võiduni või kukkumiseni, näitab kaitsevarustuse puudumine ratsanike puhast julgust ja suuri riske, mida nad võtavad. Riske, millel on minevikus olnud ka surmavaid tagajärgi. Kui rääkida ratsaspordiõnnetustest, siis vigastuste raskusaste võib oluliselt erineda sõltuvalt õnnetuse kiirusest ja iseloomust. Kui need juhtuvad aeglasemal tempol, näiteks kui hobune liigub kerges galopis, on tõenäosus saada kergemaid vigastusi suurem, samas kui suurel kiirusel, täisgalopis, juhtuvad õnnetused võivad põhjustada raskeid, mõnikord ka surmaga lõppevaid vigastusi. Kõrge kiirusega ratsaspordiõnnetuse korral võib ratsanik kogeda tõsiseid traumasid, eriti kehatüve piirkonnas. Hobuselt mahakukkumise või takistusega kokkupõrke jõud
võib põhjustada raskeid vigastusi, nagu murtud ribid või selgroo kahjustused. Keha kokkupõrke tohutu jõud materjali või maapinnaga võib põhjustada organite kahjustusi ja sisemiste struktuuride vigastusi, mille tagajärjeks võivad olla verevalumid, turse või veelgi tõsisemad tagajärjed. Sellistes olukordades võivad vigastused olla rasked, äkilise ja tugeva liikumise tõttu, mis on tavaline, kui ratsanik kukub hobuselt maha või kui hobune kukub ja maandub ratsaniku peale. Ratsaniku pea ja jäsemed on kukkumise ajal eriti haavatavad. Pea võib vastu maad või mõnda eset lüüa, põhjustades põrutusi või traumaatilisi ajukahjustusi, olenemata sellest, kas kiiver on peas või mitte. Kukkumise ajal vehkivad jäsemed võivad põhjustada luumurde, nihestusi või raskeid nikastusi. Raskest hobusevigastusest taastumine nõuab sageli ulatuslikku rehabilitatsiooni, valuravi ja kirurgilist sekkumist ning mõned võistlejad on pidanud maksma veelgi kallimat hinda, oma elu. 2016 aastal osales tünnisõitja Lana DeVries, kes oli kogukonnas kiiresti tõusev täht tünnisõidu rodeovõistlusel Lõuna-Mississippis, kui juhtus õnnetus. Ta oli vaid ühe pöörde kaugusel võidust, kui tema hobune Jenny libastus mullasel pinnal galoppides avatud väravast välja ning see vallandas traagiliste sündmuste ahela. Tasakaalu kaotanud Lana püüdis meeleheitlikult kinni hoida. Kui ta tasakaalu tagasi sai, jooksis ta areenilt välja. Läbi kogemata lahti jäetud värava, kogu aeg kandes tünnisõiduks mõeldud hobuseraudu, mis on mõeldud jooksmiseks mullal ja tolmus, mitte siledal asfaldil. Kui Jenny liikus mullalt asfaldile, kaotas ta haarduvuse ning järsk tasakaalu kaotus paiskas Lara jõuliselt Jenny kaela kohalt üle 6 jala kõrgusele, enne kui ta kõvale betoonile kukkus. Lara jäi päevadeks koomasse ja kahjuks suri varsti pärast seda. Tema kaitsevarustuse, eriti kiivri puudumine, oli Lara vigastuste raskusastme juures määravaks teguriks, mis käivitas arutelu kaitsevarustuse vajalikkuse üle Parreli võidusõidus. Tänapäeval kannavad enamik Parreli võidusõitjaid võisteldes erinevaid turvavarustuse kombinatsioone, et vältida surmaga lõppevaid tagajärgi hobuse või varustusega kokkupõrke korral. Rodeoaladel nagu härjasõit, kus võistlejad peavad 8 sekundit püsimatult hüppava härja seljas püsima, kaitsevad nad end vigastuste eest spetsiaalse lööke neelavast materjalist vestiga, mis kaitseb kere härjalöökide eest. Nende vestid on loodud härjaliigutuste jõudu hajutama, mitte sellele täielikult vastu seisma. Paljud härjasõitjad kannavad ka kiivreid, et kaitsta oma pead kokkupõrke eest härja või areenipinnaga. Aga Parreli võidusõidus, erinevalt härjasõitjatest, kes kannavad veste ja kiivreid, on keskmes kiirus ja osavus, mitte otsene füüsiline vastasseis loomaga. Sellised ratsutajad nagu Regina Short tavaliselt ei kanna ulatuslikku kaitsevarustust peale tavaliste ratsakiivrite, mis ei ole igal võistlusel alati kohustuslikud. Sellel saatuslikul päeval, kui Regina ja tema hobune raja läbisid, polnud tal seljas spetsiaalset vesti ega kiivrit, mis oleks löögi neelanud, ega varustust, mis oleks kaitsnud teda suurel kiirusel posti tabamise karmide tagajärgede eest. Kui tema hobune ootamatult liikus ja Regina maha paiskus, oli tema ainus kaitse instinktiivne keha pingutamine, kui ta puidust postiga kokku põrkas. Löök oli tugev, traumeeriv ja kahjuks surmav. Laupäeval, 7. jaanuaril 2023 suri Regina Short kohalikus haiglas. Surma põhjuseks märgiti ametlikult sisemine verejooks ja trauma, mis tekkis kokkupõrkest postiga. Spordialal, kus vigastused olid haruldased ja tragöödiad juhtusid väga harva, šokeeris Regina Shorti õnnetuslik surm tihedalt seotud rodeo kogukonda. Tema õudsed viimased hetked ei toimunud mitte Texase rodeo tolmuses areenis, vaid haiglavoodil, arstide kiire hoolitsuse all, kes püüdsid asjatult tema elu päästa. Austusavalduseks tühistati ja korraldati uuesti Parreli võidusõit, milles Regina võistles, et austada kauboitari, kelle pärand elab edasi. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmises videos.